Tere! Oled jõudnud kanalile Eduardi autovideod. Eduard on minu nimi ja täna on mul suur au ja rõõm ja loomulikult ka põnevus tutvustada sulle Audi Q7 V12 6.0 TDI-d. See on pealtnäha üks suhteliselt tavaline juba eelmise põlvkonna Audi Q7, aga tegelikult on selle masina näol tegemist millegi uskumatult haruldase ja uskumatult erilisega ja neid tiitleid sellele autole on omistatud terve nimekiri. See oli alustuseks maailma suurima diiselmootoriga autoseeria tootmises. See oli maailma kõige enam silindreid omav mootor, see oli maailma kiireim diiselmaastur ja nii edasi ja nii edasi. Ja selle masina sünnilugu ja ajalugu on kõik kahtlemata väga põnev. On sellel masinal ikkagi ka väikene sugulus ikkagi Audi väga-väga legendaarse ja eduka Le Mansi võidusõidusarjas osalemisega. Osaliselt see mootor on ikkagi Le Mansi juurtega. Ei ole see sama mootor, millega sõideti Le Mansi nagu ütleme rahustatud kujul, aga ütleme nii, et Le Mansi sõit andis Audi inseneridele väga head sellist infot ja väga head kogemust, kuidas siis teha nagu sõiduauto versioon sellest. Numbrid on hästi ilusad ja samal ajal isegi hästi igavad, sest et on sellel mootoril ette näidata kaks põhilist numbrit, millega siis saab mõõta tema võimsust ja see on 500 ja 1000. 500 hobujõudu, 1000 newtonmeetrit väänet, ehk siis meie meetermõõdustiku maailmas on see siis 368 kilovatti. Ja see võetakse diiselmootorist, mis on lihtsalt täielik ajuplahvatus selles mõttes, et see ei tohiks olla võimalik. Tänases superökomaailmas on loomulikult see auto juba ökomentalistide poolt vihatud, kividega surnuks loobitud ja nii edasi ning kahjuks ka selliseid tõelisi vägevaid monstreid, mis demonstreerivad nii tehnoloogiat kui ka ülimat mugavust ja praktilisust enam täna toota ei saa. Aga me ei ole siin selleks, et rääkida Greta Thunbergi viimastest mõtetest. Me tahame teada, kui eriline ja kui äge see masin see siis tõepoolest on ja loomulikult me tahame teada saada, kui kiire see päris maailmas on. Ja ilma pikema jututa lähme kolime sinna rooli taha ja teeme natuke pulli. Nii, ja jätkame nüüd siit selle supermasina salongi poole pealt, enne kui me sõitma hakkame. Ja ainuüksi juba siin selle auto salongis istudes on tunda, et me oleme milleski väga-väga erilises, sellepärast et sa ei leia esimese generatsiooni Q7-l Bang & Olufsen 4 süsteemi peaaegu mitte kunagi. Siin on aga see loomulikult olemas. Nahaga kaetud armatuurpaneel, kõrgläike pinnaga liistud, alumiiniumist, MMI klahvid, et sükseid pisiasju ja tähelepanu detailidele on siin kuhjas. Samamoodi on meil sellisest Alcantara või millegi sarnasest materjalist lagi, mis on õmmeldud, uksepolstrid on nahaga kaetud, õmmeldud. Kõik viitab sellisele luksusele ja süksele nagu siin kokku ei hoita. Ja loomulikult ei hoita kokku ka seal kapoti all paiknevas osakonnas, aga sellest ma räägin sulle juba kõike sõidu pealt. Ja mis seal ikka, paneme selle V12 käima ja ainuüksi selle auto käivitamine on omaette rõõm, sest et me kõik teame, mis häält autod teevad, kui neid käivitada. Ja see on selline jõnks heli, mis niimoodi lainetab, see tuleb starterist. Startermootor tegelikult otseselt ei muuda oma häält sellepärast, et mootor käivitub, aga siin on üks teine probleem. Nimelt koormus, mis starterile langeb käivitushetkel, on täpselt samamoodi lainetav, sest iga kord, kui üks silinder jõuab nüüd survetakti, siis on väga raske teda üles lükata ning mida vähem on mootoril silindreid, seda nagu rohkem laiali see amplituud vajub. Siin aga meil on 12 silindrit, mis tähendab seda, et starteri koormus on sisuliselt lineaarne läbi terve käivitusprotsessi ja seda iseloomustab ka see äge hääl, mida sa just kuulsid, kui me garaažist välja ajasime autot.
Ai, mõnus, väga mõnus. Ja ilma pikema jututa valime käiguvalitseja pealt asendi drive, turvavöö on juba peal, seal ikka vabastame piduri ja hakkame sõitma. Ning täiesti esimene hetk, esimene meeter selle autoga sõites ei tundu veel kuidagi viisi eriline või haruldane kogemus. Aga nii kui sa jõuad selle püha hetkeni, kus on autol vaja rohkem kiirust, kui ainult piduripedaali vabastamisel tekib, vaid sa kasutad juba gaasipedaali, siis jutud muutuvad. Ja need muutuvad korralikult. 1000 Newtonit, 368 kilovatti teevad lihtsalt oma parimat tööd praegu. Ai, kuidas tahaks veel, sest et sellel masinal see ind ei saa lihtsalt mitte kunagi otsa, see tahab veel minna. Ei no, mõni ime, vaatame lihtsalt numbreid, need on ju muljet avaldava suurusega ja loomulikult tekib nagu mingi hetk küsimus, et no miks on vaja nii suurt mootorit ühele autole? Tead, see on keeruline küsimus, sellepärast, et otseselt vaja seda tegelikult mingis mõttes ju ei ole. Sest et ka 3-liitrine mootor liigutab seda autot ka 100 000 kilomeetreid järjest, et saab ju hakkama. Volkswagen Touaregi peal kasutati isegi üsna mikroskoopilist 2,5 liitrist mootorit, mis minu isikliku arvamuse järgi ei ole kõige nutikam valik sellele autole, aga ka see sõidab ja nüüd siis miks 6-liitrine? Siin on mitu põhjust, enamus neist on tegelikult subjektiivsed ja pigem emotsionaalsed. Loomulikult see võimsusnäitaja on oluline selle koha pealt, kui sa tahad saada sellest autost mingisugust muljet avaldavat dünaamikat. Siin on väga lihtne, rohkem jõudu, rohkem kiirust. Siia vahele võib lausa võrdusmärgi panna ja ma korraks naudin seda hetke. Aigu jaa. No, minusugusele inimesele see on lihtsalt, tead, laske paks poiss kommipoodi, et see on väga-väga eriline kogemus. Aga mida see võimsus nagu annab, ei ole ainult puhtalt see 0-100 mäng, mis on erinevatel andmetel keskmiselt 5,5 sekundit, mis ütleme sel hetkel, kui see auto alles loodi, see oli sportauto kiirus, see 5,5 sekundit, mitte supersport, aga sport. Ja mõelda, et see saavutatakse nagu diisliga ja maasturiga, see lihtsalt tahab aju katki teha. Aga mida see tohutu võimsus annab, on uskumatult rahulik, sujuv, meeldiv, muretu ja mingis hetkes ka ohutu sõit, sest et möödasõidu hetkel, kui sa avastad üllatuse, et ohoo, keegi ikkagi tuleb veel, siis ei ole probleemi, on vaja lihtsalt gaasipedaali veel veidike vajutada ja usu mind, seda jõureservi siin jagub, kust juurde veel hammustada. Et see on nagu see turvalisuse pool, aga loomulikult elevant ruumis on ikkagi see kütuse kulu, et nii suur mootor, et mis see küll kütust võtab ja tegelikult see on nüüd üks väga-väga huvitav ja natuke vastuoluline moment isegi sellepärast, et see kehtib ka bensiinimootorite puhul, aga diislite puhul on see nagu väga-väga hästi näha, et mootori maht ei ole üks-ühele seoses kütusekuluga. Näiteks praegu mul on püsikiirus hoidja seatud kiirusele 87 kilomeetrit tunnis ja pardaarvuti ütleb, et minu hetkeline kütusekulu on kõigub natukene mägine maa, aga ütleme siin gramm alla 8 liitri, 7,6, 8,2 viskas korra siia ekraanile. Ja kui sa mõtled nüüd näiteks 3-liitrise 6,7 peale, siis võiks ju oodata, et oleks täpselt poole vähem, aga ei ole. Trikk on nimelt selles, et selle mootori jõureserv on nii tohutu, et sellel kiirusel seda massi liigutada ja massivahe, ütleme 3-liitrisel või 6-liitrisel on tegelikult marginaalne, on paarsada kilo ainult. See on põhimõtteliselt lihtsalt, kas on M kaasas või ei ole ja ongi see kogu see kaaluvahe. Ja siin
seda sama tööd teha, ehk siis seda massi liigutada antud kiirusel, tekib sellele mootorile osakoormus ainult nii pisikene. 3-liitrine mootor selle kiirust säilitades töötab ilmselgelt suuremal osakoormusel ja see on üks koht, kust juba see ökonoomsus saavutatakse. Loomulikult tegelik teooria on tunduvalt palju pikem ja me peaksime füüsikaõpikuid hakkama lappama ja valemitest rääkima, miks see nii on, aga ma lihtsalt säästan sind sellest ja toon sihukese rahvaliku lihtsa näite, kuidas on see üleüldse võimalik. Ja mis minusugusele inimesele teeb selle masina veel nagu eriti ägedaks on see, et ta on diisel. Diiselmootorid kusagil 2000-ndate alguses hakkasid tegema meeletut võidukäiku just nende ökonoomsusnäitajatega, nende võimsusnäitajatega, müra ja nii edasi. Diislid hakkasid lihtsalt nagu pärast kevadist vihmaseened, nad hakkasid lihtsalt tõusma. Ja see mootor ja selle autotootja nagu filosoofia kulmineerub siin nagu sihukesesse ägedasse tippu, sest et V12 diiselmootorit ei ole mitte kunagi enne ega peale selle auto loomist pakutud. Mitte kunagi ei ole olnud sellist pealtnäha vaimuhaiget masinat ja tänases ökomaailmas võime üsna kindlalt väita ka, et enam ei tule. See loomulikult kurvastab, aga kuidas konstruktorid lähenesid küsimusele, kui seda autot loodi, siin ei jäetud mitte midagi juhuse oleks. Kuna võimsus on meil ilma naljata ümmarguselt täpselt 500 hobujõudu, see on, ma sul kohe ütlen, see on 4,8 Škoda Octaviat, kus on 1.6 diisel. Lihtsalt 5 Škoda võimsust ühele autole. Et see on lihtsalt, see on uskumatu. Ja loomulikult annab see niivõrd sujuva ja mõnusa sõidu, aga mitte sellest ma ei tahtnud praegu rääkida, vaid point oli selles, et enam neid ju ei ole ja ei tule ja kuidas üldse see masin siis ehitati. Ja siin ei jäetud midagi juhuse hoolde. Kuna me ilma naljata kaalume 2,7 tonni, mis on ka üsna mitu Škodat, kui nii võtta, siis näiteks pidurid on siin keraamilised ja see on täiesti üks-ühele võrdusmärk võidusõidu maailmaga, sest et kuna see masin suudab väga kiirelt hoogu võtta, siis ta peab suutma ka väga kiirelt seisma jääda, sest et siin selle auto puhul võib kasutada sihukest kummalist väljendit nagu ootamatu kiirendus. Ja see võib tõepoolest ollagi seda. Ops! See, kuidas see 1000 Newtonit lihtsalt sind istmesse lööb, see on ikka midagi hullu. Tõenäoliselt veerand millimeetrit rehve jäi ka praegu siia kurvi maha, sest et jällegi 1000 Newtonit. Aga on muidugi sellel autol ka mõned väga tugevad ja vägagi arvestatavad miinused. Põhilisem, kõige nähtavam miinus minu jaoks ei ole see, et ta on 6-liitrine ja tänu sellele on igasugused mootoritööd väga keerulised, sest et spetsialiste on vähe, kes sellega hakkama saavad, infomaterjale on vähe ja kogemust ilmselt meie riigis võib-olla ainult paaril mehel, kes on üldse oma käed selle mootori peale saanud panna. See on üks osa, aga tegelik probleem selle autoga on nagu see, et tänavapildis tegelikult hakkab ta iganema. Ja kui sa vaatad selle masina, isegi mitte letihinda ja letihind oli tegelikult jabur, 6.7 V12 omal ajal maksis pea 20% rohkem kui baasmudel Audi R8-st. Lihtsalt nagu väikene perspektiiv siia juurde. Ja loomulikult on selle masina hind tänagi, kui ta meil juba üle 10 aasta vana, veel endiselt muljet avaldav. Ja siin on probleem. Okei,
ma lähen, käin pangas ära, ma teen seal kutsika silmi, tõenäoliselt panen põlve maha ja teen midagi, mida kõva häälega eetris öelda ei tohi. Ja ma saan selle neetud rohelise tule, et see auto ära osta. Järgmised 4-5 aastat söön makarone ja maksan kuidagi selle auto välja täiesti reaalselt, hoian hinge kinni, et mitte midagi katki ei läheks, sest kogu raha läheb liisingule. Aga ka see ei ole veel kõige suurem probleem. Probleem hakkab sellest, et pime olen peast või? Ilmselgelt. Probleem hakkab sellest, et kui sa maksad selle auto eest liisingut sellises summas, nagu sa maksad, ja nüüd sa tuled, pargid selle auto toidupoe parklasse ja kõnnid sinna tagasi, siis sa näed enda ümber parkivaid autosid, mis on 4 korda lahjemad, 2 korda odavamad, aga 2 korda uuemad. Ja see moraalne vananemine on nii kurb. Küll aga, kui sa oled tõsine tuline fänn ja sind see moraalne vanus ei huvita, vaid sind huvitab ainult see masin kui selline, et mis ta on, kui eriline ta on ja kui haruldane ja võimas ja nii edasi. No siis ma ei näe mitte mingit muud põhjust. Ma ei näe ühtegi takistust praegu, tähendab. Mine lihtsalt tee see avaldus ära ja osta see masin ja palun tegelikult ka osta omale see auto. Ta on ausalt, minu tänane väljavaade kahjuks ei võimalda, aga ma ütlen ausalt, kui selle põidla ja nimetis sõrmevaheline hõõrdetegur täna mind ei takistaks, siis see review ei oleks mitte minu ühe väga kalli fänni auto põhjal, vaid minu auto põhjal. Sest et kui sa vähegi armastad midagi erilist, midagi haruldast, midagi võimast ja natukene sõgedat, no siis sellest autost enam paremaks ei lähe. Ja mis asi see tegelikult on, see on täiesti kosmos. Ja loomulikult sul on siin kõik nii nagu peab, sul on siin satelliitnavigatsioon, sul on istmesoojendused, 4 vedu, elektrilised pagasiluugid, pimenurga andurid ja nii edasi. Seda kõike me võime leida ka tavalise 6-7 pealt ja see ei tee veel otseselt seda masinat eriliseks. Eriliseks teeb selle masina see salajane faktor. Ja võib-olla ongi just äge, et see masin sulab massi, sellepärast et muidu ilmselt Greta loobiks sind mingisuguste mädatomatitega surnuks parklas. Siin on vaid üksikud vihjed, mis jäävad silma, vaid väga treenitud silmale. Näiteks tal on natukene teine iluvõre, aga ka neid on võimalik poest osta ja väga paljud topivad neid väga tavalistele mudelitele külge. Tal on tiiva peal pisikesed V12 embleemid, tal on RS-i stiilis summuti otsikud. Need on mõned sellised üksikud väikesed vihjed, et Audi ei ehitanud seda autot inimesele, kellel on see naabrist parem sündroom, kes peab suurustlema ja eputama, vaid ta tegi selle auto gurmaanile. Ja võib olla see, et see on gurmaanile tehtud, ongi veel täna see ainus päästerõngas, mis päästab selle auto moraalsest vananemisest. Sest et numbrid jäävad numbriteks ja faktid jäävad faktideks, et midagi nii sõgedat suure tõenäosusega enam ei ole ega ei tule. Ja ütlen ausalt, palun osta ära see auto, hoia seda, sõida sellega mõõdukalt, selles mõttes, et ära sõida seda mingisuguseks kühvliks, vaid sõida sellega siis, kui on aeg nautida. Jätkame seda gurmee teemat, sest et sellised masinad enam ei tule. Ja mis on nagu kummaline, kui selle masina numbritesse süveneda. 6 liitrit, 500 jõudu, 1000 newtonit. Selle masina loogiline järeltulija on Audi S67, millel on 4 liitrit mootorit, millel on 440, 430 hobujõudu, 320 kilovatti ja millel on 900 newtonit. Ja ometi ametlikult on S67 kiirem ja tugevalt üle poole sekundi kiirem, mis
paneb natukene nagu kukalt kratsima, et kuidas see võimalik on. Võimalik on see tänu tehnoloogiale, et mootori lõplik võimsus ei ole otseselt määrav, kuivõrd kiire üks või teine auto on. Küsimus on ikkagi mootorite seadistuses, väändegraafikus, sujuvuses, käigukasti kiiruses ja nii edasi. Et selle koha pealt Audi meeste ees ikkagi müts maha, et nad suutsid ka uue, palju nagu ütleme siis mõistlikuma suurusega diiselmootori endiselt teha niivõrd vihase ja kiire, nagu see neil tol hetkel õnnestus, kuid kahjuks on tänaseks sellegi luige laul lauldud. Maailm on võtnud positsiooni, et diiselmootorid on pahad ja neist tuleb iga hinnaga lahti saada. Ja see on see koht, kus mina tahaksin nendel ökomentalistidel ikka korraliku sauna kütta. Ja ma teen nüüd ühe väljaütlemise, no vaatame, lüüakse mind risti või ei lööda. Aga kui me vaatame kõiki tänaseid masinaid, meil on täna siis põhiliselt 4 erinevat energialiiki, mõningal puhul need ka kattuvad omavahel kombineerituna, aga meil on põhiliselt 4 liiki siis energiaallikaid, mida kasutatakse siis auto edasiviimiseks. Meil on loomulikult diisel, meil on bensiin, meil on gaas ja meil on elekter. Mõnel puhul need varieeruvad, meil võivad olla elekter ja bensiin seotud, meil võib olla bensiin ja gaas, meil võib olla isegi diisel ja elekter seotud, aga minu väljaütlemine on siin. Diiselmootor oli, on ja jääb kunniks, mis puudutab masinate kestvust ja efektiivsust. Ja ma julgen arvata, et ka tegelikult saaste koha pealt on see nii. Aga siin on üks tugev ja väga suur aga. See diiselmootor on kunn, kui ta on laitmatus seisukorras. Ja kui me vaatame oma linnatänavatel ringi ja me näeme ikka tugevalt parim enne möödas masinaid, millel on ikkagi reaalselt kivisüsi torust väljas, siis ma saan aru, miks on asutud neid diisleid vihkama ja miks nad on välja suremas. Sest et diiselmootori veatu seisukord on midagi, mille nagu hoidmine on enamikele autoomanikele üle jõu ja ka tegelikult ei ole olemas adekvaatseid infomaterjale ka tootjate poolt, kuidas säilitada selle mootori veatud seisukorda läbi kõikide aastate. Ma tean, et ma kaldun nagu tugevalt teemast kõrvale, aga see tuleb ära öelda, sellepärast, et praegu igasugused lokkisjuustega ja kitsaste säärtega poisid juba arvavad, et elekter päästab maailma. Iga kord, kui sa oma Teslas reostaati vajutad, siis Narvas visatakse 2 kühvlitäit sütt juurde, nii et ole nüüd selle mõttega õige vagusi. Aga mis on diiselmootorite suurim surm, on kummalisel kombel ta ise. Keskkonnakaitsetehnoloogiad, mis on mootoritel implementeeritud, osaliselt ja teatud juhtudel võivad vähendada selle mootori töökindlust ja ka puhtust. Ja ei ole adekvaatseid juhiseid mitte üheski remondimanuaalis ega üheski hooldusmanuaalis, kuidas säilitada selle mootori maksimaalne efektiivsus, seeläbi ökonoomsus, võimsus ja ka keskkonnalane puhtus. See on hoopis uus probleem. Ja kõike seda arvesse võttes teebki see masin mind nagu ühtpidi õnnelikuks ja ühtpidi tegelikult kurvaks, sest et see masin demonstreerib meile nii uhkelt ja nii ägedalt ja nii võimsalt, milline võiks olla diiselmootor ja milline tohutu potentsiaal siin tegelikult peitub. Mul on olnud au kokku puutuda ühe Q7 V12 siis upgrade imise programmiga ja me mõõtsime välja hea sõbra Silveri juures Dynopingis protuning.ee lehelt leiad ka tema info. 1300 newtonmeetrit väänet sellest samast mootorist ja see on juba number, mis pehmelt öeldes võtab kukalt kratsima ja läheb pigem sinna rasketehnika valdkonda. Ja ometi see oli sõiduauto peal mõõdetav ja see oli pagana äge teema.
ma ei soovita muidugi siinkohal seda masinat upgrade ida, sest et kui siin midagi peaks minestama, siis varuosade leidmine on juba üsna problemaatiline. Esiteks loomulikult on hinna küsimus ning teine lihtsalt saadavus, sest et see ei ole väga popp auto. Selle masina tootmisnumbrid on lausa miniatuursed, kui me vaatame kogu Audi mudelivaliku müüginumbreid läbi aastate. See on ilmselt üks vähem müünud autosid nende diiselmootoriga valikutest kohe kindlasti. Ja seda enam on see auto äge. Ma võiksin tõenäoliselt jäädagi sellest masinast rääkima, aga ma tean, et sul on ka oma elu elada, mitte sa ei taha kuulata minu monoloogi, kuidas ma võitlen siin keskkonna vastu, aga ma veel ühe lause siiski toon. Ära saa must valesti aru, ma ei ole keskkonnatehnika vastane, mulle samuti ka ei meeldi näha tossavaid, kärssavaid vanu romusid teedel, mis kummalisel kombel on siia endiselt lubatud, aga lihtsalt ma tean väga palju seda tehnilist tausta, kuidas see sama keskkonnatehnika ebakorrektne töö või vale hooldamine või pigem siis selle hooldusinfo puudumine teeb need mootorid selliseks, nagu nad on. Siin õnneks meil seda probleemi ei ole, siin on kõik täiesti veatus seisukorras ja ma tunnen seda läbi parema jalavajutuse, et siin on kõik viimase peal. Ma panen selle video siinkohal kinni ja ma võtan veel natukene aega omale, et lihtsalt olla vaikuses ja nautida seda hetke, kuhu ma olen väga-väga suure rõõmu läbi sattunud. Ma olen sisuliselt ilmumishetkest peale tahtnud V12-ga sõita. Neid hetki, mis on peaaegu mulle selle kogemuse andnud, on väga palju, aga täna suur aitäh minu fännile. On see võimalus mulle avanenud ja ka sinul on kusjuures võimalik näha enda autot mõnes minu videos. Selle jaoks vaata siin video all servas minu kontaktandmeid, lepime asjad kokku ja teeme ära. Seniks kuniks, aga aitäh sulle, et sa leidsid aega vaadata selle video läbi ja me kohtume peagi. Aitäh!